Tere õhtust kõigile, tere tulemast järjekordsele Eesti Ulmeühingu Õhtud Eesti Ulmega üritusele ja täna on siis peategelane Berit Sootak, kelle triloogia, Hingelinnu triloogia kolmandat osa siis esitleme, ehk siis Hõberebane, palun. Aitäh ja aitäh kõigile tulemast. Minu nimi on Indrek Kaarla. See kena noor daam siin minu kõrval on, nagu te väiksest vihkest aru saite, siis Berit Sootak. Ja ta just prille vaja. Ja tere tulemast ja siis väiksest kirjas. Ega sul ei ole meeles ka siuke asi? No, kolmas raamat alles, eks ole, ega siis ei jõua ju kõike meelde, aga me viime läbi siin Beritiga siis väikse sellise vestluse ja kõik saavad ka küsimusi esitada. Ja soetada see raamat ja ka eelmised võrdlemisi sootsa hinnaga. Et kõigepealt päris palju õnne. See on kolmas raamat ja selle triloogia lõpetus. Et rohkem siis neid tegelasi ja seda maailma ei tule. No hetkel küll jah, aga see, kas need tegelased ilmuvad kuskil tulevikus mõnes loos, seda ma ei saa teile ette öelda, sest et see oleks ju väga igav. Aga ütleme, et triloogia on lõpetatud, aga see on nagu väga hea baas, kus teha edasi siis selliseid lühijutte. Võib-olla Reaktor on huvitatud, ma ei tea, võib-olla ei ole. Sõel on tihedana. Jah, et keeruline on jah ellu jääda sellises karmis maailmas. Ja, kui ma loen siit taga kaanast, et see on romantiline ulme põnevik. No see on sinu kirjutatud lause. Ma just tahtsin, et sa räägiksid, et kumbad siin rohkem on, kas romantikat või ulmet või põnevikku? Kusjuures ma teadsin, et sa küsid seda. Kuidagi nagu, ma ei teadnud, mida ta küsib mult, aga ma seda teadsin, et sa küsid. Ja ma praegu loen Sarah J. Maasi teoseid ja temal on nagu 2 väga suurt sarja ja üks ongi nagu romantiline fantaasia ja teine on siis fantastiline romantika. Ja seal on väga suur vahe, eks ole, et kas su põhiliin on siis nagu armastus ja suhted või su põhiliin on siis see maailm ja mingi sõjad. Ja see, ma arvan, et see Hingelinnu saaga ongi rohkem siis fantaasia sugemetega selline armastuslugu. Sellepärast, et ma ei saa nagu armastusest üle ja ma arvan, et suhted on seal nagu see kõige olulisem osa, mis on lihtsalt kaunistatud siis fantaasia elementidega. Aga teeme korraks üks väikse ekskursi nagu ajast tagasi või siis sisust tagasi, et millest see lugu nagu üldse hakkab, kui me saaksime nüüd niimoodi lühidalt ühe kõiguga kokku võtta, et kuhu seisub, et mis seisust nagu alustame seda raamatut ja millest see tekst nagu üldse just seda raamatut. Ei, mõtlen, et nagu päris algusest ja kuhu ta jõuab. Ja mis olukorras me oleme nüüd, kui me seda lugema hakkame. Okay. Ühesõnaga, lugu algab siis sellest, et on selline 21. sajand, suht tänapäev ja telefonid ja nutitutid ja värkid-särkid, eks ole, mis meil on. Ja on täiesti tavaline gümnaasiumi tüdruk nimega Mirtel Oja. Mirtel Marie Oja, kui täpsem olla. Ja terve elu on ta arvanud, et ta on haige, et tal on mingisugune vaimne puue. Ja üks hetk ta viiakse siis ravile Veriora kliinikusse, mis asub Lõuna-Eestis, Põlvamaal, väga kaugel Tallinnast. Ja kuna me oleme siin kõik enamasti Tartu inimesed, siis me teame, et meile ei ole väga Põlva ja Veriora väga kaugel, aga ma just mõtlesin, et kuna Tallinnas on nii palju rahvast, siis nende jaoks on see Võrumaa ja selline nagu väga kauge ja müstiline kant. Et sellest siis tuli Veriora. Ja esimese ja teise loo vältel ta on seal koolis. Ta saab teada, kes ta on, miks ta on eriline, miks temaga juhtub need asju, mis temaga juhtub. Ja kolmas osa on ajahüppega, et 3 aastat on läinud edasi, sellepärast, et ma tundsin, et ma ei taha kirjutada enam koolist. Mina enam koolis ei käi kahjuks. Ja ma tundsin, et ma tahan kirjutada Mirtelist, kui ta on juba täis kasvanud ja peab nõusid pesema ja arveid maksma ja kõike, mida me teeme, eks. Et kõvemini, ma võin väga kõvasti rääkida.
ja kolmas osa siis on jah sellest, kuidas ta nüüd teab, kes ta on, mis ta on, mida ta tegema peab ja nüüd ta peab seda tegema siis mitte ainult koolis, aga ta peab seda tegema terves vabariigis ehk siis avalikult. Ja ta on lõpuks agent, selline nii-öelda salaagent ja noh, ma ei saagi nagu päris rääkida, mida ta oma tööga teeb, aga seda on jah. Ja aga sellega lõpeb ka tema lugu. Et noh, nagu ma aru saan, et siin kuskil on ka mingid paha peal. Ei no alati peab olema paha, kui sul on hea, sul on paha, eks ole. Sul ei saa olla head ilma halvata, sest et kui oleks ainult hea, siis ta ei olegi hea, eks ole, et mille vastu ta nagu võitleb. Aga mille vastu ta võitleb? Mida need paha peal? Ta võitleb sellise organisatsiooni vastu nagu Syndicate. Kui keegi on mänginud arvutimängu Assassin's Creed, siis Syndicate tuli nagu sealt mängust, see nimetus. Ja Syndicate ei taha, et maailmas oleks olemas viimane hingelind. Nad ei taha, et Eestis ja üle maailma oleks olemas erilised inimesed, kellel on võimed. Ja miks nad seda ei taha ja mis on nende nagu päris eesmärk, noh seda te peate juba ise lugema. Ja ühesõnaga, et see maailm, et seal on nagu need nutiseadmed on olemas ja tegelikult see maailm toimub natuke teistsuguste füüsikareeglite järgi kui meil. Eks ole, et seal on võime, füüsika, keemia, et see kõik toimub nii, nagu ta meil päriselt ei toimu. No ma olen tahtnud seda kirjutada niimoodi, et kõik toimib nii, nagu meil on, aga meie kõrval on selline salajane varjatud maailm, millest meie ei ole teadlikud, sest et meie ei ole erilised ju. Ja see maailm elab meiega paralleelselt siin samas. Et minu jaoks on kõik need tegelased päriselt olemas, nad kõnnivad meie keskel, nad teevad oma neid erilisi tegusid, aga me lihtsalt ei näe neid, sest et kui me neid näeks, siis meile tulebki kallale see eriüksus, kes konfiskeeriks meie telefoni ja kustutaks meie mälu. Et minu jaoks on see kõik reaalne ja ma loodan, et lugeja tunneb ka seda. No, vaatame nüüd nagu esimesi raamatuid ja nüüd seda kolmanda kaant, et siin on selles tonaalsuses ja stilistikas on toimunud nagu järsk hüpe. Nagu ütleme, et kui see varasem on nagu selline mingi progressive metal või mingisugune epic metal, selline power metal, siis nüüd on meil nagu black metal või selline doom black metal, midagi sellist. Kas ma nagu arvan õigesti, kui selline hüpe on siin nagu toimunud? Teate, see on hästi huvitav, sest et ma näitasin seda raamatut oma vanaemale, üks vanem on siin, aga oma teisele vanaemale ja tema ütles, et tema jaoks hõbe on selline surmavärv. Et hõbe sobib nagu ainult kalmistule ja temale üldiselt nagu hõbedat ei meeldi kanda, aga selle raamatu peal see on väga ilus, kuigi ta ei olnud veel seda lugenud. Ja ma tunnen, et tal oli täitsa õigus, sellepärast, et sellel raamatul on selline surma energia ja noh, ma ei tea, te näete, et ka tegelikult see teine on natuke tumedam sellest esimesest ja ma olengi nagu tahtnud teha seda, et ta lähebki aina tumedamaks, sest et need teemad lähevad aina raskemaks tegelikult ja et kui alguses on selline kooli pidu-lilu, eks ole, mis hindama saan ja kellega ma väljas käin, siis kolmandas on nagu tõsiselt elu ja surm. Panused on suur. Jah, see on loll väljend, aga sina ütlesid seda. Kas siin on ka kus? Ei, seal ei ole. Seal üks asi on, mis sulle ei meeldi ja panused on tõusnud, seda ei ole. No jah, eks see kirjanduses on tihti niimoodi, et kui sul ei ole nagu panust, mille mängitakse, siis ei saa nagu seda lugu ka kokku hästi joonistada. Tegelased on niisama ka õnnelikult, nagu nad on. Et kui ma lugesin seda, siis tähendab, see algab nagu, ütleme nii, et ta algab nagu sükse petekaga see raamat. On niimoodi ilus öelda, et sa kasutad seda võtet, hakkame nüüd tasapisi jõuda nagu sisu juurest nagu kirjutamise juurde, eks. Et sa kasutad seda võtet seal veidi enne ka, et kas sul on nagu selle kohta mingisugust sükest, kasutada sellist rumalat sõna nagu tagasiside, et kas seda ka on tulnud sellise metoodika kohta? Mul on olnud
ütleme, koos sinuga siis 3 testlugejat või noh, tegelikult nüüd on 5, aga noh, nüüd olid toimetajad, nüüd ei loe, eks ole. Aga üks testlugeja ütles mulle tõepoolest, et tema luges alguse läbi ja tema ei saanud mitte midagi aru. Kõik oli väga segane ja ta ei saanud aru, et ühel hetkel nagu tegelased on koos, järgmine hetkel ei ole ja siis nad jälle on, et mis nagu on päris ja mis ei ole. Ja siis ma soovitasin, kusjuures see testlugeja luges läbi raamatu alla 24 tunni. Et noh, ma ei tea, minu meelest suurt paks raamat ja võiks nagu natuke kauem seda nautida. Ja siis ma nagu ütlesingi talle niimoodi viisakalt, et loe aeglasemalt, loe mõttega, et noh, ma arvan, et kirjaniku eesmärk ongi natuke lugejaga mängida, lugejat petta ja sest, et noh, kui juhtub midagi ja sa oled nagu, eks ole, et noh, see ongi see suur emotsioon, mida sa nagu tahad. Lugeja peab ju tundma mingit suurt emotsiooni, kas ta on kurb või ta on vihane või ta on petetud, aga kõik need on need tugevad emotsioonid, mis siis lõpuks peaks nagu esile tulema hea teose puhul. Ja see lõpp läheb nagu isegi liiga emotsionaalseks, et siis nõrgema värvilistel tasub mingisugune aksessuaar või abivahend käekõrvale võtta. Ei, selles mõttes, et see emotsionaalne foon on seal jah, on tugev. Ta nagu tõuseb kogu aega, nagu korralikus tragöödias, võib seda tragöödiaks nimetada, mitte, et me peame seda tegema. Ütleme, et mis sõna on kanooniliselt või? Et kanooniliselt võib tragöödia, kuna mina tean, mis tegelikult edasi juhtub ja kas juhtub ja kas üldse juhtub, siis mina ütleks, et see on kõige parem lõpp, mis üldse võib olla. No jah. Aga kui me räägime natuke kirjutamisest, et kui sa nüüd siin näed neid 1-2-3 reaalseid raamatuid ja et kuidas sul on nüüd see, et tagasi vaateliselt nüüd tunduvad see, mis sa oled nagu selle kirjutamisega ise teada saanud kirjutamise kohta ja mis sa nende varasemate tekstide kohta arvad? Ma nüüd ei taha solvata mitte ühtegi kirjanikku siin saalis, aga ma tunnen, et kui sa arvad, et sa oskad kirjutada, siis sa tegelikult ei oska kirjutada. Ja kui sa arvad, et sa ei oska kirjutada ja sa oled väga kriitiline oma töö suhtes, siis sa võib-olla isegi natuke oskad kirjutada. Et selle esimese puhul ma olin väga enesekindel ja no nii, nüüd tuleb, eks ole, noortele uus hitt ja ma kirjutan seda, mis sülg suu toob. Ja nüüd selle viimase puhul ma pidin nagu nii palju pingutama, et ma sellega ise lõpuks rahul oleks. Et ma ei tea, kas see vastab su küsimusele. Aga noh, ma tunnen ise, et selleks, et hästi kirjutada, peab hästi palju lugema kindlasti. Väga siuke klišee asi, mida öelda, aga see on tõsi. Ja minu viga on see, et ma loen hästi palju ingliskeelset kirjandust. Ja seda kindlasti on ka näha ka kui lugeda ja kui toimetaja ei ole väga hästi tööd teinud, siis seda on ka kohe näha. Aga ma tõesti arvan ja usun, et see 3. raamat on nagu tsipa parem kui eelmised ja ütleme väga palju parem kui esimene. Ja sellepärast ma nagu nii väga loodan, et kui keegi tahab triloogiat läbi lugeda, siis ta ei jää nagu esimese pärast seisma. Et ta loeb selle esimese läbi, võib-olla meeldib, võib-olla ei meeldi, aga et ta nagu jõuaks sinna 3. et ta lõpuks saaks teada, kuhu see kõik viib, et see 3. lihtsalt on kõige paremini kirjutatud. Et kui sa seda esimest hakkasid kirjutama, kui noor sa olid siis? Ma ei tea, puusalt äkki 22, 23 või? Jaa, no midagi. Mitte täiskasvanud. No siukene laps ikka. No vot jah, ega see, ütleme niimoodi, et kirjandus ongi niisugune trikiga asi, eks ole, et kirjaoskus petab ära tihti peale. Et kui mina nagu lugesin ka neid raamatuid, siis ma nägin, et see lausestus ja lause ehitus areneb nendest teisest 3 raamatus. Mul oli niisugune tunne, et see, mis sa nagu lausega teed, et sul hakkab see nagu endale ka kuidagi teistpidi paistma või teistpidi hakkad seda nägema, et mille jaoks on nagu lause, et lause ei ole selleks, et võtta kusagilt ajakirjandusest neid
neid kulunud klišeelisi väljendeid ja või raporteerida tegevustest, et istus, läks, tegi, sõi, jooksis, et lausega saab teha tegelikult ka palju rohkem asju. Et aga nüüd vanuse poolest, et kas see 3. raamatut sobib nagu samasele vanusegrupiga kui need esimesed ju. Et hakkab peale see üks koolitüdruk, see jutt ja nüüd äkitselt on meil siis koolitüdruk on suureks kasvanud ja maailm on hoopis koledamaks läinud. Ja no see, ma vastaksin hästi pikalt, aga ma üritan lühidalt vastata. Kui ma seda kirjutasin, siis ma ei mõelnud üldse, et seda hakkavad lugema 13-aastased, just seda esimest osa. See tuli minule täiesti üllatusena. Et siin on minu meelest teemad, mida huvitada võib ju kõik, aga lihtsalt võib-olla natuke kasva suuremaks ja äkki saab paremini aru. Aga siis ma mõtlesin, et need, ma ei taha öelda fännid, aga ütleme siis need noored lugejad, kes seda esimest lugesid, nemad on ju ka vahepeal natuke vanemaks saanud ja ma arvan, et see hõberebane sobib ka neile nüüd. Ütleme, kui praegu võtab 13-aastane kätte ja loeb esimesed 2 läbi ja talle meeldib ja ta võtab selle 3., siis seal võib-olla on mingisugused sõnad või olukorrad, mida ta päriselt ei mõista ja ma kindlasti ei taha öelda, et sellises vanuses lapsed oleksid kuidagi lollid või nad ei ole, aga nad lihtsalt kui peategelane on seal mingi 22, eks ole, ja toimuvad sellised argielu probleemid, siis võib-olla teda ei huvita veel need argielu probleemid või ta ei mõista selle olukorra tõsidust, kui terves riigis on haigus ja ainult sina saad seda lahendada. Vaat sa nüüd ütlesid ära selle sõna haiguse, seda tuleb siin raamatus üsna algupoole, meil nüüd midagi väga ette ära ei räägi, eks ole. Et kui ma mõtlesin, et mis ta nagu inglise keeles võiks olla selline täpsem žanri määratlus, siis oleks mingisugune urban dark science fantasy, midagi sellist, et seda science'it tuleb sinna minusuguse jaoks, nii et ma ei saanud vahepeal nagu, et okei, ma nüüd loen, kas ma loen mingit koroonavlogi või loen seda mingisugust viroloogialast seda magistritööd, et minu jaoks on see liiga keeruline. No ma ei saa midagi teha sellest, et ma olen toidutehnoloog ja ma töötan laboris, nii et minu jaoks on see kõik igapäevane teema, et selles mõttes see ongi nagu väga huvitav, et Eesti ulmes eriti palju nagu teadust ei ole siiamaani, et sellest nagu me läheme nagu mööda, see nutiajastu või see infotehnoloogia ajastu, et kõik downloadivad kõike ja panevad mingi kiipe igale poole ja uuendavad ja teevad, aga science'it nagu ei ole, ütleme, kui me võrdame sellise vana hea 70-ndate ulmega, kus nagu teadusega mängiti, siis tänapäeval mängitakse selle infotehnoloogiaga ja selles mõttes mulle tundub, et see raamat ongi selline, mis toob seda sellist teaduslikkust või seda teaduse mõistatusi. Hull teadlane perspektiiv. Hull teadlane, sellest me ei saa keegi kunagi ümber, et see on juba nii paigas. Aga ma arvan, et see sõltub täiesti kirjanikust endast ja mis on tema huvid ja mis on tema taust. Et võib-olla ma ei ole üldistan, eks ole, aga minu meelest Eesti ulmikud on väga paljud sellised koodineerid, vabandust, ma ei taha näiteks vormata, eks ole, kes, eks ole, kirjutavad ja masinad ja juhtmed ja seadmed ja koodid ja mul on enda abikaasa täpselt samasugune, nii et ma olen väga tänulik teile koodi inimeste üle, aga isikud jah, see ei tohi nagu kedagi solvata jah, et võib-olla jah, meil ongi vähe selliseid võib-olla bioloogia või keemia taustaga kirjanikke. Jah, nagu mõtlesin, on see, eks ole, et see, mis nagu siis teeb maailmas igasuguseid ägedaid asju ja millega need tegelased suhestuvad, see kõik toimub mingis mikrokiibis, eks ole, või kusagil seal elektrooniliselt kuskil, kus on ära peidetud ja peategelased nagu selle teadusega ise nagu, kui me saame sellise üldistuse teha, Eesti ulmes nagu kokku ei puutud, erinevalt siis ütleme jah, 70-ndate
ulmes, kus tegelased puutusid kokku just selle teadusega, mingisuguse teaduse mõistatusega, et siin tuleb see nagu tagasi. No jällegi ma ei oskakski kirjutada tegelikult tehnoloogiast. Et ma peaks nagu siin Joelilt küsima, et kuidas raadio töötab, sest ma ei tea. Ja ta tegelikult aitas mind ka ühe kohaga, just selle tehnoloogia koha pealt, aitäh. Raadio töötab patal. Et minu jaoks on see täiesti see ulme valdkond ja natukene võib-olla isegi igav teema ja sellepärast ma ka ei kirjuta sellest, sest ma ei oska sellest kirjutada. Ma oskan kirjutada võib-olla geenidest ja toidust ja keemiast ja toidust toidust. Et jah. No jah, väga vähesed kirjanikud, kes on nagu pikka aega kirjutanud, ei ole jäänud nagu selle sama valdkonna juurde, millest olen alustanud ja et ma siin niimoodi Eesti Kirjanike Liidus kuulsin, et sul olid mingid uuemad mõtted ka, eks ole, kuhu sa tahad nagu edasi liikuda selle kirjutamisega. Jah, ma tahaksin, ma olen siin mõelnud, et mis meil on Eestis puudu. Ja minu meelest meil ei ole sellist hästi head fantaasia maailma. Sellist, eks ole, mis meil on kõik need Tolkienid ja George R. Martinid kokku, aga selline hästi pikk ja suur sari, mis oleks siis võib-olla mitte nii verine ja mitte nii seksuaalne kui, eks ole, siin mõni, eks ole, aga just selline nagu young adult. Aga asi ongi selles, et young adult inglise keeles ei ole 13 aastased, see on pigem selline 17 kuni 26, 5, 7, 8. Et see on nagu see suund, mida ma tahaks minna ja see maailm on minu jaoks juba olemas, et mul on lihtsalt vaja seda kirjutada ja kirjutada seda hästi. Lihtsalt kirjutamisest ei liigsa. Tehnikat on vaja, minu meelest tehnika on nagu väga tähtsam, et see Annest me ei tea kunagi, kas seda oli või ei olnud, eks ole, mille järgi me seda mõõdame, aga kui tehnikat ei ole, siis ei saa midagi kirjutada, et sama pilli mängimine või söögi tegeminegi, eks ole, et aga kui pikk on hästi pikk? No, ma nüüd räägin teile kõik oma plaanid ära, eks ole, mida ma võib-olla isegi kunagi teosta. Esimene osa tuleb kogumik lühijuttudest, mille ma olen juba alustanud ja tegelased on erinevad, aeg on ka erinev ja siis teine raamat oleks siis alguses, oleks ka siis selle sarja esimene osa alles. Ja alles siis saab lugeja teada, kuidas need tegelased on omavahel seotud, kas nad on seotud ja kas nad üldse kohtuvad omavahel. Et see on siis üldpilt, millest ma tahaksin alustada järgmisel aastal. See natuke meenutab seda Sapkovski. Ja, meil juba oli see vestlus ja tõepoolest ja ma ei mõelnud selle peale, kui enne kui sa ütlesid. Aga jah. Ja no fantasiga on Eestis nii nagu olnud jutte on palju, aga selliseid pakse sarja ei ole. Ega keegi ei tea, kas neid aeg on möödas või veel tuleb, aga miks just nagu fantasy, et sellepärast, et see lugu ise on, see on ka hästi ammune lugu, mille ma olen kunagi kirja pannud ja ma mängisin arvutimängu World of Warcraft üle 10 aasta ja tegelikult see lugu sai siis alguses sellest, et ma kirjutasin Warcrafti fanfictioni ja siis kui ma hakkasin oma vanu faile sirvima, et mida ma võiks nüüd kirjutada, kui hüperevane on lõpetatud. Siis ma mõtlesin, et miks mitte nagu ennast proovile panna ja kirjutada sellist keskaegset fantaasiat, kus on inimesed ja feed ja päkapikud. Ja ma tean, et see on kõik väga klišee. Päkapikud? No, kuidas ma ütlen? No vot, see esimene häda selle fantasy. No jah, ma ütlen, ma ei ole veel sinnani jõudnud, aga igatahes ma tahan selle ellu jõuda, sest see lugu iseenesest, ma arvan, on hea. Aga see, kuidas see kirja panna, seda ma veel ei tea, kas ma tulen sellega toime või mitte. Kuidas, tähendab, kas sa Kirjanike Liitu kuulud? Ei, ma ei tea isegi, kuidas sinna saab. No praegu sa oled siin, tehniliselt sa oled siin kohal, aga
aga selles mõttes jah, et kas see, aga ütleme selle Eesti päris kirjanduse poole, kellest nagu Sirp kirjutab, et sinna sa ei ma ei tea, mis see päris kirjandus on, ma kirjutan mitte seda. Fantasy. Okei. Ühesõnaga nagu lugu, kus ei ole midagi teistpool. ja no kus nad ei võitle, ei ole saladusi. Ma ei oska selliseid. No ja, aga see on iga päev elu, seda me kogeme iga päev, miks ma pean sellest kirjutama. Et see... kõik ülejäänud kirjutavad selle. Elu on nagu niigi kurb ja depressiivne ja vastik ja ebaaus, et nagu miks ma pean sellest kirjutama. Et selles mõttes, aga mina olen jälginud, aga mõtleme, mis see retseptsioon nagu oled sa märganud nagu selles peavoolu kirjandusülevaadetes või kriitikas mingisuguseid tähelepanekuid nende esimeste raamatute kohta, et noh, on öeldud, et on liiga lihtsameelne ja on ingliskeelseid väljendeid ja ma absoluutselt, ma olen täiesti nõus selle kriitikaga. Samas, noh, need nooremad fännid, nemad ju väga kiidavad, aga nemad jällegi ei oska seda paremini, eks ole, hinnata, et lihtsalt loevad. Aga ma arvan, et üldiselt on see okei tagasi vaja ja on nagu öeldud, et noh, ma arvasin, et kirjanik on noorem ja siis ma vaatasin, et ta ei olegi enam nii noor. Siis ma mõtlesin, et okei, aga kui noor ma siis peaksin olema, et ma enda arvust olen ikka nagu väga noor, et kui sa nagu 20-ndates, eks ole, kirjutad raamatu, et siis võiks natuke halastada ka, eks ole. Aga hulluühingus sa oled? Ei ole, mind ei ole kutsutud isegi, et nagu ma ei tea. Aga seal näiteks, kui sa saad sisse sinna noorte sektsiooni, siis sa oled noor, kui siin noorte sektsiooni enam ei võetud, pead minema täiskasvanute sektsiooni. Kirjanike liidus on ju ka noorte sektsioon. Ma tahaks kirjutada täiskasvanutele, aga ma tunnen, et ma lihtsalt ei oska, sest ma ei saa aru, mis teile meeldib. Sest et noh, ma ei tea, minule meeldivad need asjad, mis mulle meeldivad ja need on siin raamatus kõik olemas ja noh, ma ei saa aru, mis sõnavarad te minult ootate, sest et ma lihtsalt ei oska kirjutada täiskasvanutele. Eks ole, mõni vanaema ikka loeb raamatu läbi, ütlevad päris hea oli, aga ta ikka eelistab ju seal mingit õnnepalut või... Et selles mõttes, no sul neid tegelaste seas on neid vanemaid või keskealisi inimesi on päris palju. Et on ju? No oma jagub kindlasti, jah. Ja noh, minu meelest tuleb see nende, ütleme siis vanade inimeste 30+ kirjeldamine tuleb natukene kuidagi ehedamalt välja, et need noored on kõik nooremad on sellised koolilapse moodi, nad ei ole nagu endas nii kindlad ja sähkivad ringi, vanad inimesed on kuidagi sellised nagu nad on. Nii, aga siis ma ei tea, kas me anname küsimuste vooruks, anname sõna, et või räägime sinust veel natuke. Ma olen väga igav inimene, minust ei ole väga palju rääkida. Aga siin, mis sa ütlesid, et sa teed teadust? No, kas sa näitlemisega ka tegeled? Jah, et sa küsid, täna küsimas. Ja ma olen selline professionaalne taustanäitleja. Tead, et väga paljud tabaksid, et see olla. No siis olge kadedad, sest et ma olen täiesti, ma varsti juba septembris on filmivõtted, kus ma olen taustanäitleja. Ühtegi lauset. On või? Jaa. No on jah, võib-olla on mõni lause. Aga harjutanud ma ei ole, nii et ma ilmselt lähen sinna platsile ja olen loomulik. Aga tõepoolest jah, filmi nimi Vari, ma ei tea, kas see jääb. Loodan, et mitte. No ütleme Vari ja seal olen taustanäitleja, aga ma arvan, et iga tüdruk on noorusest tahtnud saada näitlejaks, et mina väga-väga tahtsin saada sellest, aga ma lihtsalt ei oska näidata. Minus ei ole seda enesekindlust, ma arvan, ja seda julgust kõike ja šarmi võib-olla. Ma olen selline tavaline mats ja sellepärast ma läksin siis hoopis nagu teaduse suunas, et noh, ma ei tea, kas toidutehnoloogia on küll teadus, aga seda ma teen. Kui sa oskad seletada, miks näiteks juust läheb valitama, siis on... No aga miks läheb juust hallitus? Ma ei tea, ma eest. Aga mis on hallitus? Ma ei tea. Mis hallitus see? Elab seal peal? Pisik mingi? Pisik. Kusjuures naljakas on see, et Indrek ütleb ma alati, et kui ma ajalugu ei mäleta või
või mingi teist maailmasõda, mingi suvalist fakti, et kas sa ajalugu ei õppinud koolis? Aga ma võiks sama hästi öelda, kas sa keemiat ei õppinud koolis või? Ja ta ütleb mulle täiesti nagu selge näoga, ei. Aga kui mina ütlen, et ma ajalugu ei õppinud, siis on kohe nagu maailma lõpp, eks või, visatakse perest välja, mine ei ela tänaval, ajalugu ei õppinud, eks või. Mitu rondrid ja pisitud. Et see on ebaaus minu meelest. Küsida, et kas ajalugu ei õppinud koolis. Ega see, mis inimesed teevad, sellest on lihtsam aru saada, kui see, mida sa rääd ainult selle jah, no ma ei nõustu selle väitega. Jaa, aga siis äkki keegi tahab küsida midagi, et me võime sellest raamatu sisust veel rääkida, aga vist ei tee seda väga. No pigem mitte, kui keegi tahab teada, siis 15 eurot. See kaanekujundus, ütleme on selline tumedam, süngem, värvine ära kaduda. Punane värv on alles. Jaa, et selles mõttes jah, et nagu selline natukene jubedam, natukene tõsisem, päris tugevalt emotsionaalsem ja selline lugeja tunnetega mitte väga heldelt või kergelt suhtes, mis õige sõna on jah, et keerab sul lõpus need emotsioonid päris niimoodi vussi. Et siis aga jah, kui keegi tahab midagi küsida, sa vastad äkki. Ma soovituseks küsida pealkirja. See on Hõberebane Eesti kirjanduses 2018. aastast teeperekonnas ka raamat Augusti Reba. Kas see on mingi vihje või mis värk teil päris rebastada on? Kahjuks seal ei ole ühtegi seost. Ma võiks mõelda välja see huvitava loo, aga seda ei ole. Hõberebane tekkis sellest, et teise osa lõpus täiesti juhuslikult on üks sõrmus, mis on hõbelane sõrmus ja seal on peal siis rebase graveering. Ja siis teine osa lõpebki sellega, et seal on üks lause, et hõberebane elas kord meie seas. Ja kolmas osa ma lihtsalt võtsin selle, ma ei teadnud isegi, millest ma veel kirjutan, aga ma teadsin, et selle pealkiri on Hõberebane ja sealt see nagu tuli. Et see tuli tegelikult sellest sõrmusest. Mütoloogis oli ka sellest mütoloogiast. No jah, see on nagu kolmanda osa jaoks välja mõeldud see algus. Nii, keegi veel? Äkki härrasmees pillidega seal nurgas taha diivanil. Okei, ma küsin ise siis, et tavaliselt ei käi see niimoodi, et 22 aastat hakatakse kirjutama esimest romaani. Võib-olla 23, ma ei mäleta. Et sellele, kas eeldas sellele ka mingisugust loometööd või loometeed, et kus see kõik algas? Ametlikult kindlasti mitte, et ühtegi raamatut mul ei olnud ja oma lugusid ma kuskil ei saatnud. Aga minu jaoks oli kirjutamine selline nagu mäng või kui teised võib-olla mängisid väljas või kossu või jalgpalli, siis ma kirjutasin suvalisi asju ja see oli lõbus ja ma olen alati öelnud, et see oli mäng lihtsalt minu jaoks. Aga ennem ikkagi nagu mingid jutte ja siukse asju? No ma kirjutasin küll, aga ega kuskil avaldatud ei ole. Jah, nii-öelda küll jah. Et mingid laulud ja luuletused, aga minu meelest oli täiesti tavaline asi, mida iga teismeline kirjutab päevikut. See on sama päeviku kirjutamine, aga see on välja tegelased. Aga mis see? Siis ma võib-olla küsiks, et kui siis see esimese romaani süsee või kuidas sa seda tegid, kas sa panid nagu süsee kirja või hakkasid lihtsalt otsast minema või sest et pole üldse nagu väga no see põhi oli mul olemas nii-öelda, ma kirjutasin blogisse inglise keeles ja siis sõbrad lugesid, aga see on nii halb, et seda enam ei ole tahugi. Et see põhisüsee nagu tuli sealt, aga siis ma mõtlesin, et ma tahan kirjutada eesti keeles ja eesti nimed ja kohad ja siis ma tegin kõik ümber ja lõppude lõpuks on täiesti teine teos, mis ta algselt oli. No seda oleks tahtnud küsida, et kui sa see on nagu žanriteadlik ulme, eks ole, esimesest raamatust nagu peale, et mis on sinu see esimene nagu oluline kokkupuude žanri ulmele, seda Harry Potterit ei pea nagu mainima. Tegelikult ma ei ole seda lugenud. Ja või seda
ma mõtlen, et just selline mitte selle kõige laia tarbelise ulguväraga, sellise. No aga siin ei olegi ühtset vastust, sellepärast, et ma mäletan, kui me olime väiksed, siis me nagu mängisime õdedega ja sõbrannadega ja meil oligi nagu mäng, kus meil on kõigil võimed. Ja noh, see oli tulnud nagu igal poolt nagu multikatest ja sarjadest ja filmidest. Aga mis oli? No, pean nagu kodutööd tegema selleks, et kõike meenutada, eks ole. Aga noh, Avatar The Last Airbender, eks ole, anime, eks ole, mis see Heroes oli sari, sinu meelest hästi kehv sari. Aga noh, seal on ka inimestel võimed. Ta oli hästi kehva, tal oli õnneks lühike. Ja no, ühesõnaga kõik sellised, kus inimestel on midagi, mida meil tavaliselt ei ole. Ja noh, see oli meie mäng ja nagu sealt läks edasi üks asi teiseni ja siis ma mõtlesin, aga miks meil ei ole võimeid, miks me ei suuda lennata, miks me ei suuda kontrollida elemente, et see võiks päris olla, et noh, ma arvan, et see kõik on. Noh, ühesõnaga täpselt nii nagu see kõikides maailma muinaslugudes on algusest peale, et inimene saab võtta reaalsust kuidagi. Et võiks olla ju. Aga siis tuleb küsimus, et kuidas me ei tea sellest, et võib-olla kellelgi on need võimed, äkki kellelgi, kes siin istub, on need võimed, aga me ei tea seda. Kusjuures ühest sellisest ulmikust on isegi kirjas 3. raamatus, kui tahate teada, kellel meie seast need võimed on ja mis võimed, siis 3. saab teada. Ja, et kas on veel küsimusi? Või loeme raamatu esitletuks, kuidas tundub? Kas on ära esitletud? Mis see kell on? Võib olla täitsa esitletud, jah, või keegi soovib küsida. Ja eraviisiliselt saab siis ka küsida veel siin? Ja, absoluutselt, võin ka vestelda, 4 silma on. Ja, aga siis, mis siis ikka, suur aitäh sulle, et sa kirjutasid selle raamatu. Aitäh, et sa lugesid. Ära kirjuta ikka paremini. Tähendab, need 3 raamatut vähemalt on kirjapildis minu meelest läheb paremaks, kui niimoodi esitluse viisakas öelda. See on nagu hinnang, esitluse võib andma nagu hinnanguid, aga lihtsalt mingi muljet vahendada ja mõtle siis ainult uusi ja huvitavaid asju enda ja science'ist ka unusta, et seda on tõesti hulgelt nagu minu meelest rohkem. Ja sinna keskaja printkasse tungi, sest see on selline raske vastus, kuhu sisse pääseda. Seal on kõva competition tänapäeval. Noored tulevad peale. Ja, aga siis kõigile suur aitäh tulemast ja